Outfit check. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away all sorrow. Kus me auto oleme? Kui palju Get washed out. Parem. siin toimub, näe, seal toimub mingisugune värk. Vaata, koll või midagi. Koll. Mega äge on näha seda, et põhimõtteliselt kogu linn või nii-öelda see jõeäärne alakene siin on nagu totaalselt mingisugune Halloweeni teema. Inimesed on läinud täiega palju kaasa sellega. Väga paljudel on mingisugused ägedad kostüümid, lapsed, vanemad nagu mega cool. Nii palju on siukseid väikseid kummitusi välja pandud või siukseid väikseid detaile, kõlarid, kus tuleb siukene õuduste muusika, mis teeb seda olukorda natukene creepimaks. Üleüldiselt nagu mega äge. Lapsed jooksevad ringi, kostüümid seljas. Lihtsalt mega äge. Ja no loomulikult siin on mega palju inimesi, sest et see kestab ainult ühe õhtu. Kumbu ägedam oli või on kas Pumpkin Patch või see? No ma arvan kindlasti Pumpkin Patch oli nagu ägedam. Mulle ka meeldis rohkem. Seal oli nagu veel rohkem, see oli veel rohkem siukene Halloweeni teemapidu ja kogu see, oli Pumpkin Patch. Aga see on nagu rohkem siuke Halloweeni õudused ja siuksed kollid ja värgid, särgid, mis on ka omaette nagu cool. Siin on nagu terve see surnuaed on Frankensteini multika nagu teemaline. Dracula ja issand, ongi need kõikide tegelaste need hauakivid on siin. Mega äge nagu. Täna tuleb meil veel filmikas või? No võiks ju, see oleks päris äge. Väiksed kurtid saab. Pumpkin. Ma üritan lihtsalt keskenduda oma hingamisele ja mõelda mingisuguseid muid mõtteid. On küll valus. Vahepeal on valus. Ja ma mõtlen ainult sellele, et kui see läbi, siis ma enam ei mäleta seda valu. Aga samas mulle jääb nagu mälestus kogu eluks. Ma tunnen, et mu hääl täiega väriseb vahepeal. Mu käsi on läbi higistanud, nagu mu peopesad on täiesti märjad. Samas mega cool. Mulle hullult meeldib asju teha siukese energia või tunde pealt. Me kõndisime sellest salongist
2 korda mööda, juba esimesel korral ma tahtsin siia täiega sisse astuda ja ma olin nagu täna õhtul ma saan endale tattoo. Ja kui mul tuleb see, et davai nüüd kohe praegu, siis ma lihtsalt selle energia pealt lähengi teen ära. Samamoodi ma tegin Saksamaal suve alguses selle teise kõrvarõnga augu ära. Ka lihtsalt nagu hetke selline emotsioon ja siis ma ei saa seda mõtet enda peast välja ka. Oh my god, mul on uus tattoo, mul on uus tattoo. Ma olen nii happy, mul on räigelt valus, mul räigelt kipitab. Mul räigelt kipitab see värk seal. Ja me lisasime natukene sinna värve. Nüüd see näeb välja nagu selline, nagu oleks natukene vesivärvidega värvitud. Ja nende värvide lisamine oli kõige valusam. Okei, see ei olnud nüüd midagi nii tapvat. Ma reaalselt lihtsalt nagu keskendusin sellele, et nagu mul on pärast äge tattoo. Mul on äge mälestus. Nii et mega cool. Muidugi ma olin nagu mingisugune maksustüüp seal. Esiteks mul jäi pangakaart koju ja kuna mul ju vaata vahepeal pangakaart kadus ära, siis igal pool mingisugustel, Soomes on näiteks siukene äpp nagu MobilePay, kus sa saad nagu lihtsalt ülekandeid teha. Et sa ei pea mingi panka sisse logima ja mingisuguste koodidega möllama. Ja seal MobilePay äpis on ju ka vana pangakaart ja siis ma ei saanud selle MobilePay'ga ka maksta, nii et ma nagu olin igatepidi nagu mingi remesus, lihtsalt tegin tattoo endale ja tõmbasin minema põhimõtteliselt. Ma lähen lihtsalt kohe kiiresti koju, maksan talle ära, saadan screenshoti ka sellest, et ta jumala eest ei mõtleks, et ma läksin mingi lihtsalt tattood saama ja mingi üle saama. Ära poja, ma olin veel sussin praegu. Ma lepitasin talle, ma ei tea, kas ta nägi või näinud, et ta vastu ei lepitanud. Me lähme käime nüüd poes, võtame mõned snäkid ja siis teeme väikse filmika. Otsime selle Frankensteini ja mis iganes selle multa nimi oli või filmi nimi, lähme otsime selle ülesse ja teemegi siukse väikse Halloweeni spooky nighti. Nii et lähme lihtsalt naudime seda ilusat reede õhtut. Nagu vaadake, kui ägedad need munkid välja näevad. Aga ainuke asi on selles, et nad on lagritsa täitega. Kes teeb nii ägedad munkid ja siis teeb need lagritsa täitega? Pane oli uuesti. No. Aga Carol ei söö magusat meil. Ei seda, nipuni. Ja. Ei, noh, see on lagri. mingi novembri, ei oktoobrikuus. Oktoobrikuus, magus ja kasuus. Just täpselt nii. Ma oleks teinud praegu väikse erandi, eks ole, aga lagritsa täitega munkid nagu. Neid ei ole söönud. Ben & Jerry's. Ei, Ben & Jerry's. Me ostsime neid bonbonne. Ja need bonbon salted karamell, need on lihtsalt nagu maailma parimad. Tere hommikust, käes on laupäev. Õues on täna selline mega cozy sügisene ilm. Täiesti hall on, mitte mingisugust päikest ei ole. Natukene on selline isegi udune või uduvihmane, vahepeal tuleb vihma. Ja ma usun, et meil tuleb täna selline täiesti tubane, kodune, cozy päev. Teeme siin kodus mingisuguseid toimetusi. Ma ostsime eelmine kord ju seal Pumpkin Patchilt kaasa need kõrvitsad. Me hakkame täna neid kõrvitsaid ilmselt lõikama. Eelmine nädal me hakkasime kokku panema ka ühte puslet, nii et vaatame, kas me saame selle nädalavahetusega selle puslega kokku. Just tegin meile hommikusöögiks ikka putru, hakkame sööma. Ja siis chillimegi mõnusalt siin kodus, vaatame mingeid seepe, kindlasti editin mingisugust videot ja jalutusringi võiks ka tegelikult õues ära teha, et see on selline game plan siis tänaseks päevaks. Ma teen selle pumpkini. Vaata, kui cute see on. On need nakile.
parandas. Mul on mingi 3 tundi või rohkem veel, 4 tundi pannud seda puuslet juba kokku. Nüüd on väike vampiirikommi paus. Sul on ka mingi kummitused teema või? Kubu! Kubu kiskus üles lihtsalt kõik. Joo. Meil on veel kusjuures nagu mega äge pusle. See on selline, et siin kaane peal on üks story, üks pilt, aga siin on hoopis midagi muud toimumas. Siin me näeme, kuidas see koer siseneb siia ruumi ja siin on siis, mis nagu selle tagajärg on või mis siis juhtus, kui see koer nüüd siia sisse jättis. Ja ongi taas kord kätte jõudnud meil pühapäev. Kuna eile meil oli ikkagi nii tubane päev kui vähegi võimalik, siis täna ma otsustasin, et ma alustan kohe tänast päeva oma jalutusringiga, sest et ideaalis ma oleksin tahtnud tegelikult eile ja üleeile, eile ja täna siis trenni minna, aga kuna mul on see tatuuvärk, seal on see kile või mis iganes seal peal on, siis ma ei tahtnud igaks juhuks sellega trenni higistama kuidagimoodi minna. Aga ma tahtsin ikkagi oma mingisuguse liikumise ära teha. Nii et ma mõtlesin, et ma tulen teen siukse kerge väikse 40-mintsise kõnnikese seni, kuni pesutoas pesu peseb. Me otsustasime eile, et me paneme ikkagi siis selle pusle täielikult kokku ära. Me panime siis seda eile mingisugune 5,5 või 6 tundi, põhimõtteliselt nagu kogu õhtu. Leidsime, et FIA driftiüritus käis seal pesur sõitis, nii et me vaatasime veel seda sinna taustaks. Õhtul kuulasime veel siukest sügisesest mussi, lihtsalt olime, aga miks me otsustasime, et me paneme kogu selle puslevärgi kokku ära, siis me avastasime, et tegelikult me ei saaks muidu isegi neid kõrvitseid lõigata. Ehk siis see oligi eile siuke eesmärk, see pusle kokku saada, et nüüd ta saaks uuesti lahti võtta, karpi ära panna, et meil oleks nüüd see ruum siis täna, kus neid kõrvitseid lõikama hakata. Loomulikult 2 pusletükikest oli puudu, nagu ikka on ja. Kuna esimesel õhtul, kui me seda hakkasime kokku panema, siis me ei kiletanud seda laua külge kinni või me ei teinud sinna mingit hullu kaitset. Lootes, et meil on nii mõistvad kassid, et nad saavad aru, et praegu ei ole see hetk, kus laua peale minna. Tuleb välja, et nad ei olnud nii mõistvad ja Kubu meil nagu lendab normaalse driftiga sinna laua peale tavaliselt ikkagi kohale ja no ütleme, et kõik asjad on seal mingid paberid, mis iganes, siis kõik asjad tavaliselt lendavad. Ja no nii need puslekarbigaaned, kus need tükid siis sees olid, need olidki esimesel õhtul või järgmisel päeval siis nii-öelda töölt koju tulles maha lennanud ja nüüd on 2 pusletükikest kuskil kapi all. Vahepeal ma olen käinud pesemas ära, ma värvisin enda kulmud ära, tegin endale kerge muki, mis on praegu täielik overkill, sest et meil on vaja lihtsalt poes käia. Aga kuna ma vastasin, et mulle punane huulepulk päris hästi sobib ja mulle hullult meeldib see värv, kui ma segan seda punast huulepulka selle teise tooniga siis, mis mul on sellise roosakamaga, siis mulle hullult meeldib see värv, kuidas see jääb. Ja ma lihtsalt ei saanud oma sõrme sellest huulepulgast eemale. Ma teadsin, et see on nagu täielik overkill tänaseks päevaks, sest et me ei tee otseselt mitte midagi, et ma peaksin ennast nii hullult meikima, aga mulle meeldib vahepeal seda teha. Ja alutamas olles ma mõtlesin, et ma käin kiiresti ka poest läbi, võtan mingisuguseid asju, et saaks hommikusööki teha. Aga siis ma mõtlesin, et ma kasutan ära kõik need kapis olevad asjad, millest midagi praegu vähegi teha annab. Mul tuligi meelde, et mul on see maitsestamata kohupiim seal kapis. Muna on, jahu on, ma teen lihtsalt kohupiima pannkooke. Et ei hakka praegu poodi minema, et selle peale aega raiskama, et täna tuleb nagu nii väike poering teha. Ja nüüd tegelikult ongi aeg seamaal, et peab tegema väikse poelisti. Me mõtlesime, et me teeme natukene mingisuguseid snäkke ja siis, kui me hakkame neid pumpkineid siin õhtul karbima, teeme natukene Halloweeni teemalisi snäkke ja võtan selleks siis mingisuguseid asju. Roland, kahtung.
mis me siis süüa teeme järgmine nädal? Me peame välja mõtlema nüüd selle poelistikese. Nüüd on see hetk, kus me peame selle poelisti kokku panema. Praegu ongi kullakene see hetk, kus me mõtleme välja. No ma hakkan mõtlema. Aga ma peaks kohe tulistama. Ja, kohe. Tara edition. Me olemegi kodus tagasi ja ma mõtlesin, et ma kiiresti näitan ka teile siis, et mis me sealt poest kõik kokku ostsime. Siin ei ole päris terve nädala toidukraam, sest et me läheme neljapäeval juba Eesti ja siis ei tundunud nagu mõttekas siia külmkappi midagi osta ja mulle väga ei meeldi tooteid sügavkülmutada ka. Et ma alati proovin vaadata, et kõik, mis ma ostan, et ma saaksin need ka ikkagi ära teha. Noh, äärmisel juhul, kui tõesti ma näen, et mingisugune asi, et me ei jõua selle nädalal teha või me ei jõua seda sellel planeeritud päeval teha, et siis ma viskan ta ikkagi sügavkülma, et ma ei hakkaks ära viskama. Siin ongi kogu see kraam, mis me siis poest kaasa tõime. Ma alustan siit lihade poole pealt. Ma võtsin 2 kanahakkliha, et teha siis sellist nacho-pleiti, ma ei teagi, kui hästi sa siit näed, aga põhimõtteliselt ma lõikan kartulid sellisteks viiludeks, praen hakkliha ära, panen sinna kartulite peale ja sinna kõige lõpus käib peale veel selline tomatitest ja punasest sibulast ja koriandrist ja valgeveini jäädikast tehtud selline justkui salatikene või mis iganes. Mina panen peale veel sinna tavalist seda lahjat hapukoort. Roland ostis crème fraiset, mis on nagu kõige rohkem Eesti hapukoore maitsega, aga kuna tal on see kalorisisaldus suur, rasvasisaldus ka suur, et siis ma sellepärast võtsin endale seda 6% mingit kõige lahjemat hapukoorelaadset toodet. Siis on veel kanafilee ribad. Kuna mul 1 pakk neid on veel kapis, siis ma ei hakanud 2 pakki võtma, millest ma plaanin teha siis liha nende samade tortillade sisse, mida ma siin juba tegelikult nädal või 2 isegi söönud olen. Ma teen neid kanasid siis niimoodi, et ma panen sinna seda kreeka jogurtit ja mul on ostetud üks selline hot sauce'i kaste. Ma ei ole absoluutselt kunagi olnud mingisugune hot sauce'ide sööja. Ma ei ole isegi kunagi tegelikult proovinud, aga kui ma seda retsepti TikTokis ühe Soome fitnessi naise poolt nägin, siis ma lihtsalt reaalselt armusin ära sellesse. Ja nüüd ma söön ilmselt kuni oksendamiseni neid tortillasid, et siis see on selline teine toiduvariant. Siis siin on veel vinkud, mida me hakkame kohe tegema, see on selline Halloweeni manšikene. Siis see läheb täpselt samamoodi siia vinkude juurde, selle kasutame ära täna. Roland tahtis piparkooke teha, nii et tema teeb piparkooke. Need lähevad ka siis nende tortillade sisse tegelikult. Siin on vahepalaks ostetud paar proteiinijogurtit, kodujuustu, mis läheb reaalselt meie puhul igale poole. Endale võtsin seda rasvatut, täiesti tavalist ja Roland võttis endale siis klassikalist kodujuustu. Minul läheb kodujuust pudru sisse, siis ma teen vahepeal ka sellist kurgi, kodujuustu, punase sibula salatit, söön mingi leiva kõrvale või midagi sellist. Ja kui mingisugune toit on, kus ma tunnen, et võiks kodujuustu veel lisaks olla, näiteks see sama pico de gallo, et sinna peale tavaliselt ma panen ka siis seda kodujuustu. Mitte pico de gallo, aga see nacho plate tähendab, et siis panen sinna ka seda kodujuustu. Banaanid,
mandariinid, mille hooaeg nüüd jälle hakkab, tomatid, mis lähevad ka täna kohe kasutusse, õunad, mida Roland sööb niisama töö juures vahepalaks, mina panen siis pudru sisse endale, basiilik, mis läheb täna kasutusse ja kartulid siis selle toidu jaoks. Ja mozzarella on ka siin, mis läheb ka siis nüüd kohe kasutusse. Et midagi siukest erilist, üleliigselt palju ei ole. Ma alati mõtlen läbi, et mis toidud ma teen. Teen selle poelisti ja selle poelisti järgi lihtsalt lähen, käin, ostan kõik need asjad, mis siis osta vaja on. Seda lihtsalt selleks, et siis enda aega kokku hoida, sest kui ma hakkan seal poes mõtlema, ma lihtsalt kulutan nii mõttetult palju aega, ma lähen hulluks seal poes, ma ei suuda midagi välja mõelda ja tavaliselt tuleb sealt poest siis palju üleliigset kraami kaasa ka. Ehk siis nüüd me viimasel ajal olemegi proovinud teha nii, et pühapäeval mõtleme läbi terve nädala toidud, mingisugune 3-4 retsepti ja lihtsalt ostamegi need toiduained. Ma unustasin näidata, aga ma võtsin tegelikult veel ka muna ja sellise ühe pikasaia, millest me hakkame kohe tegema ja siis ühe leivaga. Aga ma panengi asjad nüüd kappi ära ja hakkame valmistama siis snäkke õhtuks, et oleks mõnus neid pumpkin'id kreivida ja saaks seal kõrval natuke näksida. Kõht on tegelikult päris tühi, ausalt öeldes, nii et peame hakkama kiiresti liigutama. Jääsalat ma otsusin osta enda tortillade vahel, aga seda saab õnneks, kui ma pean trenni käia võtta siit värskelt ka. See balsamico kaste. Saan seda süüa. Otsisime mingisuguseid selliseid vorme, mis oleksid mingid kõrvitsad, kummitused, värgid, nagu selline, mis läheb praeguse selle temaatikaga kõik kokku, selle Halloweeni asjadega. Me ei leidnud neid ja Roland on meil see handyman, teate küll, ja ta otsustas, et ta teeb ühest kõige mõttetumast piparkoogi vormist ise meile kõrvitsa. Kuigi see vorm nagu kuidagi kõige erilisem välja, aga vaadake neid kõrvitsaid, need näevad nagu perfektsed kõrvitsad välja. Ja siin on juba mõned valmis ka tehtud. Ja Roland tegi siis niimoodi, et 5 minti ainult. Need on suhteliselt paksud, nagu sa näed. Need on suhteliselt paksud, 5 minti ahjus ja nad on seest natukene nagu siuksed toored või natuke nätsked või siuksed taiglased. Ja need on lihtsalt delicious. Siit ilmselt on näha, aga natukene, et on nagu siukene seest teissugune, nagu siukene cookie dough küpsis või midagi siukest nagu mega hea. Lõpuks, mitu tundi hiljem, me oleme maha istunud.
meie laud näeb lihtsalt nii võrratu välja. Meil on täna täielik selline Halloweeni õhtu, kuna järgmine nädalavahetus me oleme Eestis ja õiget Halloweeni tähistada ei saa, siis me otsustasimegi, et täna on meil selline Halloweeni väike partikene siin meil omavahel. Joome Coca-Colat ja ma näitan teile. Lihtsalt vaadake neid puušetasid, väiksed muumiad ja ämblikud, Rolandi tehtud piparkoogid, kõrvitsad, kummitused, nii nunnud. Tegelikult juba mööda läinud ja isegi meie kõrvitsad on oma lagunemis- või oma mädanemisprotsessiga alustanud, sest et kahjuks mul ei olnud kodus käepärast võtta mingisugust vaseliini või midagi sellist, mida sinna nendesse kohtadesse määrida, kust ma siis lahti lõikasin. Eriti see minu pisikene läks juba põhimõtteliselt järgmisel päeval suhteliselt selliseks õnnetuks ja nägi siuke päris räsitud välja. Rolandi oma seevastu oli täitsa okei. Aga ma ei ole sulle veel oma uut tatokat näidanud. Esmaspäeval ma sain siit tatoka pealt siis selle musta nii-öelda naha või kile, mis iganes siia peale pandi, sain maha võtta. Nüüd ta on mul täitsa mõned päevad siin juba niisama olnud, väike koorik on ikkagi peale tulnud. Enam kreemitama ei pea, mul see kile püsis siin peal ilusti 3 päeva ja peale seda enam kreemitama ei pidanud. Vähemalt minu see tatoveerija niimoodi mulle ütles. Mega cool ikka ja ma olen ise ülirahul. Ma olen täiega selline emotsiooni pealt tegutseja, et kui mul tuleb see tuhin või tahe või see tunne, et davai nüüd, siis niimoodi sõrmenipsust ma pean ka põhimõtteliselt selle asja saama. Täpselt samamoodi oli mul ka Saksamaal selle lisakõrvarõnga augu tegemisega. Ja nüüd siis selle tatokaga oli täpselt samamoodi. Aga ega siis muud midagi, kui näemegi juba järgmises videos. Suur aitäh sulle, et sa minu videosid vaatad. Kui see video sulle meeldis, siis pane sellele videole like ja kui sulle üleüldiselt minu videod meeldivad ja tahaksid neid ka tulevikus vaadata, siis subscribe'i ka minu kanalit. Ja kui sa oled ekstra uudishimulik ja tahaksid nagu kohe asjadega kursis olla, et kus me käime, mis me teeme, siis tule jälgi mind ka Instagramis. Seniks aga tšau!